jagan nüüd ka sulle need 3 asja, mis on sinu näokreemis valesti. Ja lugu oli meil selles, et ühe kliendiga arutasime, miks mina ei soovita veepõhiseid kreeme, ehk siis esimene asi, mis sinu näolahenduses võib valesti olla, on vesi. Ehk kui koostises on aqua, näed, vaata, selline sõna siin on ju. On aqua esimesel kohal, siis tuleb kindlasti ka pikk nimistu igasugustest uhketest koostisosadest, mida ka mina biokeemikuna kohe esimese ropsuga hääldada ei suuda. Ja mul oli kaasas enda koostatud töövihk, kuna meil tulemas laager, siis sai tallegi piltlikult selgeks tehtud, ehk siis ma küsisin tema käest, näita mulle, kus siin on vesi, kus on need veepaagid, kuidas sa hakkad siis pealt poolt või kuhu sa hakkad siis pealt poolt seda vett sisse suruma. Inimene ütleb, et no pole pakke. Ma täpselt samamoodi, et näed sa, pealmine kiht on sisuliselt rasv ja väljaspoolt see vesi esiteks sinna sisse ei jõua ja pakke pole ka, mida täita. Paagid on, aga veidi allpool, ehk siis kui siin on see epidermis, näed, see selline hästi sükene, no ta ongi põhimõtteliselt rasvakiht, siis selle rasvakihi all seal sügavamal ongi meie selline hyaluroon kollageenmaatriks ja tervel nahal näed, ta näebki niimoodi välja, näed, vesi ei ole paagis, vesi on siin nende vahel ja see ei ole päris see vesi, mida sa proovid siit poolt, eks ju väljast poolt sisse suruda. Ja vaata, kuna see kreemivärk, see veepõhine kreemivärk on sisuliselt emulsioon ja looduses pole sellist asja, mis seob vee ja õli kokku, siis tuleb meil kes? Õige, tuleb appi keemiatööstus ja sinu sellesse potsikusse surutaksegi glütseriini, neid asju, mida ma esimese ropsuga hääldada ei suuda. Lühendiks on peegid ja igast muud alkoholid, mis on väga head selleks, et vesine kreem kaua elus püsiks, aga ta hävitab mikroobid, järelikult ta hävitab ka sinu naha enda mikrobiomi. Ja kunas me rääkisime, et see on siis meil rasvane kiht, järelikult peavad olema ka õiged rasvad sinu selles lahenduse sees. Looduslik ei tähenda automaatselt nahale sobivad. Ka taimsed õlid on väga erineva koostisega ja vaata, kui nemad ei sobitu sinu kaitsekihi selle ülesehitusega, ehk siis selle koostisega, siis nad võivad hoopis kahju teha. Ja sellepärast mina soovitan siis mitte kasutada asju, kus sees on päevalilleõli, seavõi, kastoorõli, sest nad on liiga ütleme nii tummised ja agressiivsed ja neid on vaja ka hoopis teises kohas ja teiste seisundite puhul. Seega me vaatamegi laagris, õpime siis kasutama seda tabelit, kus me paneme kokku õige rasvainete profiili, õigete seisunditega, et ta sobiks, on ju. Et näiteks kui ta ei sobi sulle, seesama päevalilleõli, siis ta võib hoopis tekitada rohkem probleeme, põletike, nahareaktsioone ja nii edasi ja nii edasi. Ehk siis see on see koht, kus tuleb vaadata, et su ka õline koostis oleks seal õige. Ja mis veel? Ja muidugi minu lemmiksõna kollageen. Ja, et kuigi ma siin neputasin pildika, kus oli see kollageen hyaluroon maatriks, on ju, kollageen on väga hea sõna, mis müüb kosmeetikat, aga tema molekul on nii suur, et ta ei suuda täpselt nii nagu ka see vesi on ju, läbi selle epidermise pääseda sinna maatriksisse, kus teda väga oodatakse. Nii et kollageen seespidiselt, väga okei, jõuab ka sinna maatriksisse ka, aga väljaspoolt on ta tõesti see sõna, mis aitab seda kreemi müüa. Nii et sellel nädalavahetusel me õpimegi ökokosmeetikat selles mõttes, et mitte lihtsalt mis lible ja milline taimekene aitab sul paremini ühte või teist lahendust leida, vaid ka sellest, mis sobib sulle. Nii et öko eelkõige sulle sobiva kosmeetika valmistamise laager 7-9 august. Meil on vaba 2 kohta, kirjuta mulle ja näeme.